ikka seesama vana armas laul, kus materiaalne energia, no ta nagu nii hästi nagu petab meid ära ja niimoodi kiusab meid. Näiteks võtleme, et sina oled seal ja mina siin ja meile võimaldab, praegu materiaalne energia tuleb, ütleb, et näed, et on, mis on, sa oled võitnud peaauhinna. Vali praegu maakeral kõige ilusam inimene endale, kes on ka sinust huvitatud, ma garanteerin. No ja iga kutt nagu, iga naine nagu, vabandustega, no võib-olla teised väärtuse hinnangud, aga mõttes ikka mõtled, et no ikka prooviks. No siis tuleb nagu, ütleme, kõige ilusam naine. Ütleb meie planeedi kõige ilusam naine. Sa ütled, jess, iga päev vaatad teda. Eks ju. Läheb mingi aeg mööda. Harjud ära, eks ju. Aga sa nagu oled ikka olnud fänn, sest sa täipud teda temaga, eks ju. Kuhugi lähed, siis kõik vaatavad, sa tunned, et see on minu naine. Saad nagu selle pealt ka lasta. Aga ei aita mingi mantra, tantra, jantra, ükskõik mis koolkond, piitsaga, noitsumaskiga. Mitte midagi ei aita. Materiaalne energia niimoodi, et töötab ära. Nii kui sa ekspluateerima hakkad oma meelte jaoks, nii see objekt töötab ära sind. Ükskõik mis objekt on see. Sa võid isegi nõus olla, jah, ta on ilus ja ta jäi ilusaks, aga nii kui sa ekspluateerid. Kui sa ekspluateeri, lihtsalt vaatad, eks ilusad lilled, ilus loodus, kõik nagu imetled, siis see on okei. Siis see siin nagu, põhimõtteliselt nagu ka see mitmekesisuse tüüta sind ära, aga muidu on siis materiaalne energia kiusupunn on siis selline, et hüppadki ühelt objektilt teisele, üks naine, üks mees, teine mees, üks religioon, teine religioon, maja siin, siis mõtled, ei, et seal oleks parem, siis nagu reisid, muidu kogu aeg nagu petad ennast. Et see, kõht on tühi, tahaks nagu seda toitu, sööd seda toitu, saad kõhu täis, ärge rääkige sellest toidust enam, kõht on täis. Et nii kaugu sa nii kaugu ma aru ei saa, isegi kui sa saad aru sellest, aga probleem on võib-olla selles, et me ei tea alternatiivi. Ma arvan, et et see ongi elu, et ongi hüppadki ühelt ukselt teisele ja algus on mõnus ja siis tüütab ära, siis on kannatus, siis võtad uue objekti või uue naudingu ette ja siis sa mõtled ka, et näed nagu nii suur mitmekesus, mõtled, et see on sellepärast ma olen õnnelik, et mul veel neid ja neid asju ei ole. Et see on nii vana laul, eks ju, aga jah, kuna ma alternatiivi ei tea, nagu ei oska nagu selle hinge tasemel omaga see püüdmatu armastuse meeleolus nautida elust rõõmu tunda ja ennast täita, siis me valime loomulikult selle teise alternatiivi. Et kuna hing on aktiivne, et ta nagu oskab ainult kas kahe asja pärast, ta mahamaia mõju all või joogamaia, vaimse puhta armastuse energia, igavese energia all või siis materiaalse maailma energia all, samastamiste all. Kahjuks nagu rohkem variante ei ole. Aga tuleks siis see päev, kus me nagu vaataks peeglis, ütles, et mul on nad kõrini, et ma olen nagu proovinud kõiki variante, ma tunnen, või ma näen teiste pealt, et see vend ka oli hästi rikas, eks nagu ma arvasin, et kuidas ma oleks õnnelik, aga näed, ta oleks ikka naisest lahku või ma ei tea, oli õnnetu või tõmbab nagu üks Eesti, üks rikkamaid inimesed, siiamaani tõmbab ta ripu ninna, eks ju. Ma ei tea, kuidas ta elab, aga see on nagu fakt. Isiklikult ka tunnen teda, liigutab miljoneid, magnaat, tuntud inimene, narkomaan siiamaani. Kui suur ja sügav auk siis peab olema seal hinges juba, sellele tüübil, kes on nagu tegelikult tark ja selles mõttes andekas ja rikas, eks ju, aga see ei ole ka niisama, see on ka mingi šakti. Aga siis ta täidab seda musta auku, siis nagu hinge auku siis valge pulbriga.